tere. Isän, että olen Poolakas ja seega olen ilmselt ainuke eestlane, kes esineb täna konverentsil. Ma pean tunnistama, et ma ei näidanud oma piskopile ma ei näidanud talle seda teksti. Ma tahan esindada katoliku kiriku seisukohta. Ma väga loodan, et see on kooskõlas katoliku kiriku õpetusega ja olen tänulik, kui piiskop Philippe Jourdan täpsustab, kui on vaja või täiendab seda teksti. Muidugi ma mõtlen väga lühidalt ja ainult puudutan neid aspekte. Ja mul pole slaide. Vatikani täiskirikukogu sai oikumeenia katoliku kirikus üheks kõige olulisemaks arutlusküsimuseks. See Vatikani teine kirikukogu toimus aastal 1965. Tõepoolest, Vatikani teine kirikukogu andis oikumeenilisele tegevusele väga olulise tõuke. Eriti oluline oli dokument Decret Oikumenias Unitatis Redintegratio, see tähendab ühtsuse taastamine. Oli antud aastal 1964. Selle tulemusel tulid teised tähtsad dokumendid, initsiatiivid, konkreetsed otsused, ühised palvused kristlaste ühtsuse eest ja muud tegevused. 30 aastat Vatikani täiskirikukogu kirjutas paavst Johannes Paulus II oma entsüklikas Ut unum sint, ehk et nad oleksid üks. Et oikumenia teekond on katoliku kiriku teekond. Katoliku kirik viib oikumeniat ellu erinevates valdkondades ja mitmel tasandil. Mõningate kõige üldisema tasandi oikumenilise koostöö näidetena Rooma katoliku kiriku ja teiste kristlike kirikute vahel võib mainida järgmiseid. Esimene näide 1927. aasta kokkulepe Vatikani kristlaste ühtsuse edendamise sekretariaadi ja ühinenud piibliseltside vahel, et piibli tekste, mida katoliku piibli väljaannetes nimetatakse deuterokanoonilisteks Kreeka kanoni järgi, trükitakse ikka protestantlikes piibli väljaannetes koos teiste raamatutega eraldi osana enne Uut Testamenti apokrüüfide nime all. The document oli Guidelines for International Cooperation in Translating the Bible. Teine näide, erinevad katoliku kiriku ja teiste kristlike kirikute vahelised dokumendid ristmise, euharistia ja vaimuliku ameti kohta, mis andsid aluse konkreetsete otsuste väljatöötamiseks teatud riikides. Ja kolmas näide 1999. aasta ühisavaldus katoliku kiriku ja Luteri kiriku vahel õigeks mõistuõpetuse kohta. Need on ainult mõned näited. Sarnane oikumeeniline koostöö leiab samuti aset teatud riigi katoliku piiskopide konverentsi piiskopkonna või sellega võrdsustatud osa kiriku
või lõpuks lihtsalt koguduse tasandil. Üleolevad näited puudutavad kõigepealt teoloogilist, õpetuslikku oikumeeniat, kuid on ka teised, võib-olla veelgi olulisemad, nimelt vaimne ja praktiline oikumeeniline koostöö. Vaimne oikumeenia seisneb selles, et kristlikud kirikud, kogudused püüavad elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi, parandavad jätkuvalt meelt ja palvetavad koos. Sellised tegevused lähtuvad põhimõttest, et mida lähemal oleme Jeesusele, seda lähemal oleme ka üksteisele. Üks eriline koos palvetamise väljendus on iga-aastane kõigi kristlaste ühtsuse palvenädal, siin Eestis allianss palvenädal jaanuarikuus, mis toimub paljudes riikides samal ajal, katoliiklastel ja teistel kristlastel samal ajal. Praktiline oikumeenia seisneb omakorda selles, et erinevad kristlikud kirikud, kogudused teevad koostööd heategevus sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas. Hea näide on siinjuures jõulupüha heategevus laste abistamiseks, mida korraldavad Poolas katoliku Caritas, õigeusu Eleos ja Luteri diakoonia. Katoliku kiriku ja teiste kristlike kirikute vahelised kohtumised, teoloogilised arutelud, ühisdeklaratsioonid või palved kristlaste ühtsuse eest ei üllata enam kedagi. Suurema osa katoliiklaste jaoks ei ole oikumeenia midagi vastuolulist. Katoliku kiriku sees on siiski ringkondi, kes suhtuvad väga kriitiliselt oikumeenia ideesse ja praktikasse. Lõppude lõpuks ei ole oikumeeniline dialoog teiste kristlike kirikudega, nagu seda tänapäeval teostatakse, alati olnud iseenesestmõistetav. Katoliku kiriku vaatenurgast on olemuslik lähtepunkt oikumeenia üle mõtisklemiseks järgmine usutõde. Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene, on rajanud ühe ja ainsa kiriku. Petrusele ja teistele apostlitele rääkis Jeesus ühest kirikut. Sina oled Petrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Matteuse evangeeliumis. Oma ülempresterlikus palves viimse õhtusema ajal palvetas Jeesus kogu oma tulevase kiriku eest. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis ja maailma usuks, et sina oled minu lekitanud. Johannese evangeelium. Sellist katoliku kiriku seisukoht on, sellist kirikut iseloomustab usu ja moraali põhisisu üks tõlgendus, üks kindel struktuur ja ühine arusaam religioosse kultuse olemusest, mis puudutab euharistiat, palveelu, sakramente ja muud sellist. Ühinenud kirikud peavad seega tingimata iseloomustama ülalpool nimetatud tunnusel. Paavst Pius üheksas 1854. aasta dokumendis Singularis Quodam
midagi ainulaadset, kajastub katoliku kiriku arusaam oikumeeniast, mis oli valitsev kuni Vatikani teise kirikukogu. Seda arusaama väljendab lühidalt põhimõte ladina keeles extra ecclesiam nulla salus. Väljaspool kirikut pole päästet. See tähendab, et väljaspool kirikut olevad inimesed saavad päästetud ainult siis, kui neil ei ole nendest endast sõltumatutel põhjustel võimalik tundma õppida katoliku kirikut kui Kristuse rajatud kirikut. Samas saab üksnes Jumal selles küsimuses kohtunikuks olla. Pole vaja sellest praegu pikemalt rääkida, see on veel enne Vatikani teist kirikukogu. Protestantlikest kirikutest alguse saanud oikumeeniline liikumine oli, võib öelda, justkui reaktsioon ühiskonna kasvavale sekulariseerumisele. Erinevate dominatsioonide kristlased hakkasid omavahelist mõistmist otsima, et ühisel jõul vastanduda häirivatele ja usuvastastele protsessidele. Katoliku kirik hoidis esialgu sellest liikumisest eemale ja nägi selles isegi teatavat ohtu. Paavst Pius 11. väljendas sellist suhtumist tolleaegsesse oikumeeniasse oma 1928. aasta entsüklikas Mortalium Animos ehk surelikud hinged. Ta nägi oikumeenilises liikumises sundumust pankristluse ja irenismi suunas. See tähendab soovi ehitada üks kristlik kirik, võttes kokku selle, mis on õpetuses ühine ja lükates tagasi vastuolulised väited. Paavst Pius 11. rõhutas, et kõik oikumeenilised jõupingutused peaksid toimuma lahku löönud vendade tõelise kirikuga ühtsuse tagasitoomise vaimus. Ja siis tuleb aastal 1962 Vatikani teine kirikukogu, mida peetakse üsna revolutsiooniliseks, eriti oikumeenia ja religioonide vahelise dialoogi osas. Nende küsimuste esimese uue käsitluse leiame dogmaatilises konstitutsioonis kirikust Lumen Gentium, rahvaste valgus. Selles dokumendis tunnistab Vatikani teine kirikukogu, et teistes kristlikes kirikutes on Jumala ilmutuse elemente, mida katoliku kirik säilitab tervikuna. Mida rohkem on neid elemente teatud kristlikus kirikus koguduses, seda suurem on osadus katoliku kirikuga. Samas tuletab Lumen Gentium meelde põhimõtted ikka extra ecclesiam nulla salus. Vatikani teise kirikukogu tähtsaim oikumeeniat käsitlev dokument on juba mainitud dekreet Unitatis Redintegratio. Seda dokumenti võib mõista kui Lumen Gentiumis esitatud eklesioloogia edasiarendamist. Ühelt poolt kordab Unitatis Redintegratio õpetust, et katoliku kirik on üks ainus Kristuse rajatud kirik. Teisest küljest väärtustab see jätkuvalt Kristuse kiriku elementide olemasoluga väljaspool katoliku kirikut, millest räägitakse juba Lumen Gentiumis. Unitatis Redintegratios räägitakse selgelt võimalusest palvetada koos teiste kristlike kirikute esindajatega.
kuid üks tõeline samm edasi on dokumendis esile tõstetud võimalus ladina keeles communicatio in sacris, see tähendab liturgia ühine pühitsemine koos teiste kristlastega, kes ei ole ametlikult katoliku kirikuga ühtsuses. Vatikani teine kirikukogu on üsna optimistlik selle postulaadi elluviimise võimaluse suhtes, eriti koos õigeusu kirikutega. See on aga osutunud seni teostamata sooviks. Tuleb rõhutada, et Unitatis redintegratio kõige suurem uudsus oli siiski muutus oikumenia arusaamise suhtes. Dekreet soovitab, et oikumenilise dialoogi lähtepunktiks peaks olema teise poole mõistmine. Ühtsuse saavutamise teel tuleks alustada sellest, mis on ühine, ja põhjalikult aru saada sellest, mida teine kristlik kirik koos väidab. Alles siis saab edasi liikuda oma põhjenduste ausale selgitamisele. Veelgi rohkem, tegelikult ei räägita enam lahku löönud vendadest, vaid eelkõige vendadest selles dokumendis. Sellise keelemuutuse eesmärk on püüda murda eelarvamusi ja luua ruumi takistusteta dialoogiks. Dekreet soovitab samuti, et see õpetuslik dialoog peaks toimuma eelkõige eksperdide vahel. See tähendab inimeste vahel, kes tunnevad põhjalikult nii oma kiriku kui ka selle kiriku õpetust, kellega nad dialoogi astuvad. Vatikani teine kirikukogu märkas mittekatoliiklaste siirast usku Kristusesse, kõrget moraalset elu ja samuti märtri surma tunnistust. Selles kontekstis oli raske mitte küsida, kas need inimesed ei ole mitte tõelised Kristuse jüngrid. Seostades neid olulisi märkusi teadlikkusega kultuurilistest tõketest ja kasvatusest tulenevatest tugevalt juurdunud uskumustest, püüdis Vatikani teine kirikukogu väärtustada teisi kristlikke kirikuid nii palju kui võimalik katoliku kiriku ortodoksia raames. Katoliku kirik saab õppida teistelt kristlikelt kirikutelt. See ei puuduta Jumala ilmutuse sisu, vaid tähendab seda, et teistes kristlikes kirikutes esinev usuelu läbi elamise viis võib inspireerida katoliiklast pöörama tähelepanu mõnele Jumala ilmutuse tõele, mida ei ole piisavalt rõhutatud või mis on unustatud. Samuti võib see anda vahendeid Kristuses ilmutatud tõe teistsuguseks, mõnikord paremaks mõistmiseks. Need väited ei ole vastuolus sellega, et tõeline Kristuse kirik on säilinud ja on täielikult kohal olev katoliku kirikus. Alustades sellest, mis ühendab, ei tohiks selles etapis lõpetada. Vastasel juhul võib tõele suunatud dialoog muutuda reaalise kaudseks õlale patsutamiseks. Tõe rääkimine ei ole vägivald. Igaüks võib selle vabalt vastu võtta või tagasi lükata. Oikumenia, mis teeb näo, et meid ei lahuta miski, selle asemel, et liikuda edasi tõsise teoloogilise arutelu suunas, on moonutus. Samuti on see vastuolus Vatikani teise kirikukogu õpetusega, mis on praegu kehtiv õpetus katoliku kirikus. Lõppude lõpuks on oikumenia
peamine motiiv, soov, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõele, nagu kirjutab Apostel Paulus esimeses kirjas Timotesele. Aitäh. Piisavalt materjali kommentaarideks, küsimusteks, aruteluks. Olge head. Tahab täiendada. Kommentaare, ma arvan, et see on, edasi see on teema, millega me oleme kõik kokku puutunud, aga fakt on see, et 17 sajandit pärast Nikaia kiriku lugu. Kõikides kirikutes on inimesi, kelle jaoks ökumeenia on potentsiaalselt ohtlik. Ja me leiame ka seda katoliku kirikus ja ühelt poolt on need suured liikumised nagu see, millest me oleme täna rääkinud, aga teiselt pool on ka võib-olla teatud hirm teatud gruppides, et ökumeenia annab seda, et ma teen kompromissi oma identiteediga. See on üks väljakutse kõikide katoliku kirikus ja paljudes kirikutes, et meenia on hea, aga kõik meie koguduse liikmed oleksid sellest veendunud. Küsimus on just võib-olla, kuidas teha, et nad veenduksid. Mul ei ole, ma ei tea, kas isa Vodekil on mingi vastus või mingi retsept seal teemal, aga kui ta rääkis sellest, siis ma mõtlesin, et on üks reaalne probleem, mis on transversaalne, sest annab paljudes kirikutes. Mul on üks mõte sellel samal teemal. Kui sellel ökumeenilise tegevusel on mingi kindel eesmärk, siis see kompromiss oma identiteediga äkki saab väiksem olla, kui me selle eesmärki ökumeeniliselt ära täidame. Kui mõte. Tegelikult siin oli eelmises ettekandes kõlas üks väga oluline märksõna ja see oli missioon. Ja ma arvan, et see on küsimus, kuidas me seda mõistame, mida see tähendab. Ma arvan, et varasem ettekande viitas, et see on see valdkond, kus tegelikult ökumeeniline koostöö võib edasi viia. Need olid need noored, kes ütlesid, et me peaksime sellega tegelema. See on võib-olla üks niisugune mõttekoht, edasiarendamise koht. Olge head. Palun. See on pigem selline juhuslik märk, et tegelikult katoliku kiriku ühte praktikat kannavad edasi rohkem mittekatoliiklased ja need, kes on sekulaarsed oma spiritualiteedi poolest kui katoliiklased ise ja ma pean silmas palverännakut. Et statistika järgi on kui pooled on kõikvõimalikud protestandid või need, kes ütlevad, et spiritual not religious. Ja samal ajal praktika ise on ikkagi katoliku kiriku sellisesse traditsiooni kuuluv. Et need muutused toimuvad. Keegi ei planeeri neid, sest samal ajal ei saa eitada, et kas või seda sama praktikat katoliku kirik hoiab seda struktuuri alles, et see üleüldse toimuda saaks. Nii et nad sellised huvitavad kaasaegsed muutused. Võib-olla ka üks kommentaar lihtsalt, et ühel varasemal sellisel kokkusaamisel ja arutelul käis läbi mõte, et
siin oli tegelikult selles ettekandes, ma saan aru, et küllaltki selline teoreetiliselt suhteliselt nagu kokkusobimatus oli sisse kodeeritud, aga et oikumeenia mõttes. Aga et sealt sellest arutelust käis läbi, et enne on praktika ja siis tuleb teooria. Et praktiline oikumeenia siis põhjustab arutelusid, kuidas see, mida me teeme tegelikult, kuidas seda lahti mõtestada oma kiriku teoloogias ja kogu selles ka, kuidas me oleme mõtestanud ennast lahti varasemalt. Et muidu kogu see, mida me teeme kirikutena ka nõukogus siin Eestimaal, seda peaaegu ei saaks nagu olemas olla, aga ta ju on olemas. Rääkimata nendest Evangeelse Alliansi poolt eest veetud aasta alguse palvekoosolekutest, kus me jutlustame üksteise kirikutes erinevate kirikute esindajatena. Et siin praktika läheb ees ja siis mida me sellega siis, kuidas me seda mõistame, mida me teeme. Aitäh, Liisa-Voodek, kas te soovite? Ei, praegu ei soovi. Olge head, meil on mõni minut veel vestluseks aega, kui selleks on vajadust ja tahtmist ja küsimusi, täiendusi. Kui mitte, siis ikkagi üks küsimus veel on. Olegi niivõrd küsimus, ma tänan selle ettekande eest, et me oleme Pärnus kohtunud ja on olnud väga tore, et nagu ütlesid väga hästi, et praktika enne, eks ole, et tore on tulla siia, ma juba tunnen inimesi, me oleme juba kohtunud, me oleme juba vestelnud sõbralikult ja see loob selle pinnase, et ma kuulan huviga ja südamest. Ma tahtsin lihtsalt tänada selle aususe eest tegelikult. Huvitav on kuulata seda ajalugu. Ja ma pean aususe all silmas seda, et mina olen suurem osa oma elust elanud selle hirmuga, et oikumeenia on halb asi. Et ma olen suurem osa oma elust saanud sellist töötlust, et see on üks halb asi. Ja eks see nõuab siis teatavat sellist julgust nii-öelda astuda sellest välja ja minna päriselt kuulama, et kuule, et mis asi siis on, mida me kardame. Ja mingis mõttes on selles mõttes nii tore nagu kuulata, et vahest võib läbki mulje, et ainult mina olen see ju ainult see ringkond, kuhu mina kuulun, räägib mingisugustest hirmudest, mida me kardame. Aga siis on hea ongi kuulda, et ka kõigil tegelikult on hirme. Ja see on omaette protsess. Et kui me nagu liigume kuidagi edasi, et see ei toimu nagu paugu pealt, see võtab aega aastakümneid, aastasadu isegi. Et see muutus toimuks kuskil südames, et me julgeme mingisugusele sisemisele hirmule nagu vastu hakata või sellest ulatada selle argliku käe ja öelda, et tere. Alustame sellest, eks ole. Ja siis sealt liigub asi edasi, nüüd ma tahtsin öelda aitäh. Suur tänu selle kommentaari eest. Ma arvan, et see oli väga oluline täiendus, mida Hannes Plompu meil siin lisas.